siin on kirjutatud väga tähtis. Nii. Mul on vaja osta statiiv ja telefonihoidja autosse, sest et apparently ma arvasin, et jube hea mõte on hakata jälle vlogima. Selle vlogimisega on mul mingi teemana. Alati siis, kui mul on mingi siuke elumuutusperiood või mingi siuke nagu eneseotsingu periood natukene, siis ma alati mõtlen, et nüüd ma pean vlogima hakkama. Ja kuidagi see vlogimine aitab mind nagu leida jälle. Et nagu ma alati võtan seda niimoodi, et hea küll, ma teen seda lihtsalt nagu endale. Ja see kuidagi on alati mind aidanud. Ma ei tea, kas te teate seda tunnet. Osad kindlasti teavad. Et see vlogimine kuidagi nagu annab mingi siukse lisa nagu mõtte päeva. Et vaatame siis, kuidas mul seekord läheb, et tegelikult nagu nii palju toimub igapäevases elus. Ja aega on ka nagu rohkem tegelikult. Et töökoormust on natuke vähemaks jäänud nüüd juba teadlikult. Ja vlogimine tundub praegu täpselt see asi, mida mu hing tahab teha. Et vaatame, kuidas me siis koos selle teekonnaga siin jõuame. Et täna jah, no näe, mul on vaja siia seda telefonihoidjat. Sest et siin on mingi, aga see ei hoia absoluutselt. Et siis saab rahulikult autos ka nagu juttu rääkida ja seda käsi seda statiivi on vaja võtta. Mees ütles, et tal on vaja neid batoone proovida. Ja siis ma vaatan, siin on vapsi mingi nii palju uusi asju tulnud. Ja nagu see mulle pakkus huvi. Trühvli. Maitsen mul mingi hull trühvli mingi maania. Mingi juustuomad. No põnev. Korralik turundus käib siin ju. Ma olen ennast sellest kanasingist nii nagu üles kunagi. Et nüüd ainuke sink, mis mul on nagu vähegi kriitikat kannatab, siis on see veise sink. Aga singilett on praegu südamepakkuseid. Pirukaletist sirge seljaga mööda kõndima. Tahtsin seda Prisma juustuletti näidata teile ja ühte enda mingit ulmelemmikut praegu nagu ma ilma selleta ma ei tea, mis ma teeksin. Ma tean, et see on täiesti kohutav ja te vihkate mind selle eest kohe. Aga siin on selline toode nagu see on see kuradi sula juustulaate toode. Ja siin on 100 grammi kohta 142 kalorit. 19 grammi valku nagu. Ehk siis rohkem kui kõikides nendes light juustudes. Light juustus on 100 grammi kohta 272 kalorit. Rasva 16, valke 32. No jah, valk on rohkem ka, aga rasva on ka rohkem. Ehk siis jah, seda ma panen praegu nagu igale poole. Et on päris hea ja maitse on ka hea ja ma ei tea, savise koostis. Ei no koostis on hea selles mõttes, aga lihtsalt on nagu mingi ultra töödeldud. Ma arvan, et tavajuust võib olla ikka parem. Aga teate, mul ükskõik. Praegu ükskõik. Lihtsalt oleks normid kalorid ja kõrge protein. Ja maitseb hästi. Muu mind praegu nagu väga huvitagi ausalt öeldes. Ja siis me kõik teame seda, et makaroni kujul on nagu väga tähtis roll sellel, kuidas toit maitseb nagu. Et iga makaroni kuju on eri maitsega. Siis et on samast massist tehtud. Et jaa, see on väga tähtis.
väga tähtis. Mõtlesin söögiks teha mingi makaron hakklihaga, klassikaline, aga noh, ikka omal viisil. Üldse nagu isudest rääkides, siis põhiasi, mis mul on olnud mingi hapukapsas ja porgand. Porgand on nagu väga teema. Seda ma topin nagu igal pool, see on toorelt mingi kogu aeg nagu. Ja siis siuksed lapsepõlvetoidud. Kõik nagu, mis lapsepõlves sai söödud, mingi... No siin ei ole porgandit, kui see on võimalik, et ei ole porgandit nagu. Lapsepõlvetoidud nagu on väga lemmikud. Et neid ma teen nagu ise kogu aeg ja nagu mis mina ise väiksena sain. Aga noh, ikka üritan nagu teha omal nagu viisil, et oleks nagu parema koostisega võib-olla kui meil kunagi oli. Noh, ma ei tea, siin ei ole porgandit. Jäätis mingi teema on ka olnud. Üks päev just vaatasin mingit võrdlust keegi tegi või mingi uuringu, et kus need, mis suhkrusisaldused on nagu Eesti jäätistel. Ja ikkagist kõige paremaks osutus Nixi jäätis, kus oli nagu väga vähe suhkrut. Ja oli hea ka see Preemia 47% vähem suhkruga. Et see oli nagu väga hea. Aga kõige hullem oli Ben & Jerry mingi, no see on ikka üüratu, seal on 100 grammi suhkrut. Aastanormne. Ja ossikrõpsud. Mees soovis väga, et ma neid ostaks, et kapp oleks alati täis ossikrõpse. Seega, jaa, see on täielik lifehack. Siin on pakis mingi 100 grammi kohta 72 grammi proteiini. Olematud rasvad. Noh, süsserid siin nagu nii ei ole. Et no, ma ei tea, sööga ossikrõpsena. See on nagu kõige mingi parem asi. Ülihea koostisega. Noh, proteiinikrõpsud. Siis on siis palju siin on seda proteiini, siis pole sittegi 100 grammi kohta 15 grammi. Marketing jälle, vaata. Proteiinikrõpsud, läätsekrõpsud. Ja vaata, et proteiini ei ole. Ei ole lihtsalt. Nagu ei ole. Võtan ühe paki veel, kurat. Toetame Eestimaist. Et jah, sükseid asju ma ikka ostan kappi. Sest et noh, Taavi võib-olla... Muidugi ma tahaks mingit leisi süüa. Aga ma ei osta sükseid asju koju väga. Siis ma ostan nagu alternatiive ja talle nagu sobivad tegelikult need alternatiivid väga. Et selles mõttes on nagu hea. Reaalselt iga kord lähen poodi mingit sinki ostma lihtsalt ja siis ikka ma arvan mingi 70 euri nagu. 13 euri boonust. Kasutame ära, ei ole midagi. Et jah, ma ei tea, iga kord on see arve ikka mingi üüratune. Isegi kui ainult paar asja lähed võtma. Ja kuidas teil on? Aga noh, samas ma sain teid päris palju asju. Priitsmaas olid praegu müügil need toidukarbid, mis kunagi olid Rimis. Ma ei tea, võib-olla on siiamaani Rimis ka. Aga nagu hallid, sinised ja valged olid ka 2 euri tükk. Et ma võtan Taavile need hallid. Et kaua ta ikka mingi tööl käib seal mingi minu nende roosadega, vaata. Et nii kahju. Aga ei, ta vist ei ole vist midagi selle vastu olnud, aga jah, ta on pidanud nende minu roosadega käima nagu kogu aeg. Et ostsin talle enda omad ja meil on jah nagu niimoodi välja kujunenud, et mina teen nagu kogu poes käimise, sest mulle lihtsalt meeldib ja ilmselgelt nagu seda toitu dikteerin mina, sest et nagu ta on jah, et teda ei huvita siuke asi ja tal on niikuinii nagu nii palju tegevust, et ta ei jõuaks elu sees kuskil poes käia nagu, et heal juhul jõuab mingit Bolti sealt Volt Marketist tellida või sealt nagu. Et ja ma teen seda hea meelega, mulle meeldib nagu poes käia ja niimoodi ise nagu nii teen süüa. Et jah, lähen vaatame, kas me saame selle statiivi ka, sest et Prismas nagu ei olnud. Ma loodan, et ma saan siit kätte selle asja. Tõin autot pesurehega käima. Ei tea, mis juhtus siis nüüd. Jäängi siia kinni. Palavaks läheb ka juba, et
Ja. Nagu selline asi ongi või? Tüllerdab niimoodi. 20 € sain mingi kuradi hoidja siia autosse, aga see nagu lihtsalt... Nagu miks nende autohoidjatega mingi häda on alati lihtsalt, ma ei saa aru. Nii vastik. Viitsi tegeleda nende asjadega. Mida te tüllerdate? Ma ei tea, mis nüüd saab. Ma saan tagasi viia selle või? Ma olen ju avanud juba selle. Juba. Tere, Koko! Tere, Koko! Oi, sul on lausa nii hea meel, et sa ei saa hingatagi. Tere! Näitan teile enda seda Rõdu botaanikaed. Minu lillekesed on siin. Siis siia ma panin salatit väga palju, sest et seda ma söön ka väga palju. Siin on basiilik, mis on alles beebi. Ma ei teagi, mis see on. Mis asi see on? Mis lihale pannakse? Koriander või? Midagi siukest. Need on tomatikesed siin. Ja siin on maasikad ja piparment. Piparmenditeed ma armastan. Aga tegelikult ma ei tea, kas neid üldse tohib süüa siin, sest et nagu tee on seal samas vaata kõrval. Et oi, siin on väike ämbliku võrk tulnud. Nii armas. Et ma ei tea, kas ma tahan neid süüa, siin on seda tolmu nagu nii palju, et salatit ma olen tegelikult võtnud ja veits nagu pesnud või leotanud. Nii emmekas oled. Nii emmekas. Jooksin hommikul nii suure kiiruga välja. Magasin natuke sisse ka ja tavaliselt ma alati teen voodi korda. Mul see voodi tegemine on siuke nagu osa rutiinist. Aga jah, täna hommikul ma mõtlesin, et okei. Tulen pärast koju, teen korda. Kõik on hästi. Ma läksin sinna arsti juurde. Mul on see luupus ka nagu alati on olnud või pubekajas tekkis. Aga ta on mul nagu ta ei ole nagu välja löönud otseselt, et ta nagu pigem lihtsalt nagu istub kuskil seal. Vahepeal annab nagu natuke märku, aga nagu täiesti nagu välja ei löögi. Ja siis ikkagi raseduse ajal eriti nagu peab väga skriinima, sest et siis nagu hormoonid on väga siuksed muutlikud ja kõrged ja siis nagu tavaliselt see luupus ja üldse autoimmuunhaigused nagu ägenevad. Et jah, et seal ma käin, reumatoloogi juures käin praegu mingi paari kuu tagant. Ja siis, aga kõik oli väga korras ja pole nagu hullemaks midagi läinud. Tundub, et kehal nagu on heas kohas. Et mis on väga positiivne, et kõik analüüsid olid korras ja kõik oli korras ilusti. Vaatame siis. Ma arvan, et see jääb ka niimoodi, et mulle nagu tundus, et see trimester oligi nagu kõige hullem minu arust. Kõige raskem.
kui nagu rasedusest rääkida, siis minu jaoks praegu siiani, noh, ma muidugi ei tea 3. veel, on ju, aga see teine on olnud nagu, mina ei tea, hea pigem, nüüd on nagu heaks läinud. Essa oli vaata see, et nagu väga midagi aru pole veel saada, keegi nagu väga veel ei tea, on ju. Samas kogu aeg on suht ikkagi no kehva olla hõre siuke, nagu oleks pohmell kogu aeg. Et ei ole nagu päris sina ise nagu uni ja kerge iiveldus ikka kogu aeg. No, mul on väga kerge iiveldus olnud, mul ei ole midagi nagu hullu olnud kordagi. Hingeldan kogu aeg, see on nagu et nina on kinni ja hingeldan kogu aeg hästi kergelt. Aga jah, et see esimene oli nagu minu jaoks kõige rõvedam, et nagu vaimselt kuidagi emotsioonid olid hästi nagu üleval ja hormoonid olid lappes ja et nüüd see teine on läinud nagu nii heaks, eriti kui nagu sugu on ka nüüd teada, on ju, et see kõik on muutunud nagu päris asjaks. Ennem oli nagu siuke mingi hall ala, lihtsalt ei tea päris täpselt, mis üldse toimub ja niimoodi. Aga jah, et põnevusega ootan nagu 3. trimestrit. Et praegu ma olen isegi nagu trennid, mul on kõik täpselt samamoodi, ma ei ole mitte midagi muutnud, ütlen ausalt. 5 trenni nädalas, raskused samad, kõik on nagu sama. Mis mul on teistmoodi on see, et ma ei tracki kaloreid enam. Selle ma jätsin nagu suht kohe alguse poole ära. Et noh, ikka väga tervislik ja kõik, noh, tegelikult mul on ju see kõik nagu juba selge, on ju, et kuidas peab sööma ja niimoodi, ma lihtsalt olen nagu numbritega nii harjunud. Aga jah, et noh, eks algus oli ikka see, et ma hakkasin nagu rohkem sööma. Et pudruportsud olid põhimõtteliselt topelt ja noh, see isu on ka nii suur lihtsalt ja mõtlesin ka, et nagu okei, ju siis nagu on vaja tervislikku toitu, aga luban nagu rohkem natuke, on ju. Ja eks see kaal hakkas ka üsna ruttu tulema. Et Essa trimestriga ma võtsin juba tegelikult päris palju juurde. Et osad rääkisid, et üldse ei võta juurde, osad võtavad üldse alla, aga mul ikka noh, kohana mulle süüa meeldib ja mul kaal tuleb hästi ja et võtsin ikka juurde ja aga no savi selles mõttes, ma ei karda seda kaalu väga. Nüüd jällegi teisega on nagu seisnud kaal, et ilmselt nagu sain selle mingi hullema söögi mingi värgi pealt ära ja kuidagi nagu rahulik on olla. Et kõik arengud on ilusti ja et jah, nii palju siis sellest nagu elustiilist, et nagu põhimõtteliselt kõik on sama, toit on hästi, mingit rõvedaid kreive väga ei ole või siukseid nagu mingi rämpstoidukreive nagu ei ole. Vahepeal midagi magusat ikka luban ja niimoodi, et ei ole nagu täiesti normaalne siuke. Aga jah, muidu on nagu hästi, et trennid olen saanud kõik ilusti ära teha, ma arvan, et ma teen lõpuni välja. See on vähemalt mu eesmärk. Trennid lõpuni välja ja pärast ka. See on juba mehega nagu kokku ka lepitud, et kuidas me seda hakkame jaotama ja kuidas ma saan oma trennid ikka tehtud, et ma siin hulluks ei läheks, et ma ju tean ennast, et kohe kui ma sinna saali ei saa, siis mul ju kammib ära vaata. Et noh, vaatame, kuidas see elu nagu läheb. Võt. Lähme teeme trenni ära. Ega siin ei ole midagi. Mul oli juba tegelikult see asi põsaks peale tulema. Mis ma siin ikka. Juba mõtlesin korraks, et ei läheks täna, et teeks trenni vaba. Aga tead, need on täpselt need hetked, kus tuleb minna. Siin ei ole midagi. Mul ei ole tegelikult ühtegi vabandust. Mul ei ole täna mingi väga raske päev olnud ega midagi. Ja mul oli eile trenni vaba. Et lihtsalt sellepärast, et ma ei taha. Ei, sellist asja ma ei luba. Et tahtmisest siin pole nagu küsimus. Sõin korralikult, kõhu täis, vahel ma olen tähele pannud ka, et kui ma nagu olen kehvasti söönud vähe, et siis mul nagu on, et ma ei taha midagi teha, et siis ma saan aru, et ma olen nagu mingis kerges defitsiidis. Ja seda mul ei ole vaja praegu, mind ei huvita mingi defitsiit absoluutselt praegu nagu, mul on vaja olla aktiivne
et ma tunneks ennast hästi, saaksin kõik asjad tehtud päeva jooksul, tööd, trennid, loomad jalutatud, lapsed kantseldatud, et mul ei ole siin mingit defitsiidis küll nagu mahti istuda. Et jaa, lähen teen trenni ära, mis asja. Ei ole siin midagi. Näeme seal. Täitsa juhuslikult praegu mustris, -50 kogu kaup. See on siin Sparta kõrval, vaata, no mingi tapeedipood ja nii. Ja ma ütlesin just nagu beebituppa mingit ilusat tapeeti nagu midagi sellist erilist, et mitte nagu mingit suva, mingit kuradi kaarauto tapeeti, vaid tahaks sinna ühte seina mingit väga sükest spetsiifilist. Oi, mis on? Jaa, et seal oli nii palju ilusaid, ma panen teile ka sinna kohe nagu vaatamiseks. Et sealt ma võtan ära midagi kindlasti nagu. Wow. See on ilus. Wow. Väga ilus. See mulle meeldib. Võtan meelde selle. Ma ei tea, mingi Sparta ärevus on mul praegu peal nagu. Muidu never pole siukest asja, aga praegu nagu on mingi Sparta ärevus. Ma ei taha minna sinna väga. Venitan seda igasuguste asjadega praegu edasi. Ma ei taha minna sinna. Aga no ei, peabki tegema neid asju, mida ei taha teha. Let's do it. Palab siin on. Nagu tehtud ta sai. Vägagi uhke olen enda üle tegelikult. Ausalt. Ma ei viitsinud üldse sinna minna. 0 nagu miinuses oli see motivatsioon praegu. Nagu täiesti tugevas miinuses. Ma ei suuda uskuda, et ma läksin nagu. Tõesti, noh. Et nagu sa hakkad ennast nagu kuidagi motiveerima, et okei, Maarja, mine lihtsalt kohale. Sest et mul praegu ei olnud see, et ma füüsiliselt ei jaksa või midagi. Mul oli nagu vaimne plokk sellega, et ma kuidagi need esimest korda nüüd, kui on avalikult see uudis kõik ja nagu mingi siuke sotsiaalne ärevus täiesti tekkis. Et see hoidis mind praegu tagasi. Ja ma pean sellest üle astumast, et ma töötan seal on ju. Et mis asja, ma pean olema tugevam, kui see mingi tunne. Ja ilusti tegelikult nagu läksin kohale, mõtlesin nii, tee pool tundi. Tee oma lemmikharjutused ja tee pool tundi. Pool tundi oli läbi, mõtlesin, päris hea on, miks ma peaksin ära minema, kui mul on hea. Ja ma tegin kokku 50 minutit. Täiesti normaalne, nagu tavaliselt mul on mingi tund aega, umbes. Kui väga hea tuhin on, siis teen kauem.
ja tõesti nagu praegu väga hästi läks sellega. Et teinekord lihtsalt tuleb endaga osata nagu manipuleerida. Et ega mul on ju ka neid päevi, kus ma nagu tõesti ei taha ja ei viitsi. Ja olen ka olnud niimoodi, et ma ei lähegi. Et ma ei lähegi, järelikult miski nagu on, et kui mul väga tugevalt on mingi, no ma tulen füüsiliselt, on paha ja kuidagi nagu veider on olla. Et ma ei lähe lihtsalt ja ongi kõik, ma teen 2 vaba päeva ja mul tuleb jälle megatuhin peale nagu. Ja teen topelt nagu raskused ja mõnus. Aga täna mul oli teine värk, ma teadsin, et mul on see vaimne blokk. Ja ma pidin sellest üle astuma, sest et kui ma sinna nagu järgi annan, siis see süveneb mul nagu. Et seda ei ole vaja. Praegu peab tugev olema ikkagist. Siin on veel kuradi pikk maa minna. Mul ju tüdruk läheb ju lavale kevadel. Mul on vaja tööd teha Spartas, mul on kõik asjad vaja teha. Mul on enda trennid vaja lõpuni välja teha. Et praegu mul see kõht jumala väike, aga üks hetk on ta nagu suurem, et siin praegu ei ole küll mingi, et ma ei taha, ma kardan, mul on mingi imelik nagu. Ei tohi. Praegu peab pushima lõpuni välja. Sirutused, teeme hommikused sirutused ja kusjuures putru ma ikka veel kaalun endale. Ma ei tea, see on siuke asi, mis on nagu nii harjunud, et seda isegi kui ma kaloreid ei träki, siis ma putru kaalun endale, kui ma potti panen ta. Praegu mul on 60 grammi. Söön. Marjuga. Ma ostsin seda Kiselli Prismast Zero. Või noh, mingi 11 kalorit vist on siin, aga see mind ei huvita väga. Ma arvan, et see jääb nagu päris hea. Gluteeni vaba. Mingi 4 vilja vist on see. 4 viljapudru. Väga mõnus. Muna ma küll keedan terve karbi korraga ära ja söön nagu päevaga ära. Hommikul juba 5 tükki. Ja ülejäänud siis niimoodi vahelduva eduga. No mitte kõiki kollaseid küll. Ma arvan, et mingi 6 kollast päevas äkki. 7. Me lähme täna, kui Taavi töö lõpetab, Võsule. Ilus ilm on ka, 25 kraadi ja siuke mõnus neljapäevane käik. Tegelikult nagu väga niimoodi nädala sees ei käigi. Et lihtsalt nagu ei jaksa või ma ei tea. Aga nüüd suvel nagu rohkemgi. Seda enam kui nüüd viimased ajad kahekesi põhimõtteliselt. Et siis me ikka pushime nagu, et lähme. Ei ole siin kodus. Jõuame siin kodus ka istuda. Et jah. Kindlasti filmin ka midagi sellest käigust ja vaatame, kuidas meil läheb seal. Jah, ma käin pissil ära või? Pissur. Mida ilma. Väga mõnus. Tahtsin lihtsalt, üritasin seda siin sättida. Et kas ta nagu hakkab mul siin tüllerdama või äkki ma saan kasutada ikkagi seda
nagu nende tehnikavidinatega on, siis mingi häda peab olema ikka, noh. Aga ei. Tundub, et ma saan selle asja kõik tööle. No nii. Jah, aitäh sulle. Väga tore ju. No nii, kõik teed on valla. Mis nii viga? Mis nii viga, tead? Nii, mina lähen praegu Merilini juurde Küüntesse. Mul ei ole täna Good Hair Day nagu, ma ei tea, mis sellega on. Aga ma tean küll tegelikult, mis sellega on. Mul sai palsam otsa. Vaata, nad on sellised kuradi krähused. Mul on palsamit vaja osta. Et kuidagi nagu ei ole minu hair täna. Ühe päeva ei pane palsamit ja mul on nagu siuke kuradi linnupesa siin. Ja käime Küüntes ja siis ma vist tahaks selle tapeedi ära osta. Ja siis ma teen trenni ära ja midagi veel kindlasti. Mida? Ma ei tea veel. Vaatame. Mutike teeb. Tule näitama. Oi, see mu vana mutike, saate kõnd on, jah. Näita veel ju on, kuidas vana mutike kõnnib. Rohkem ei näitama. See on piiratud. Te tantsud ka? Tantsud. See on Jonni tantsud. Väga ilusad. Mul on alati nagu mida lihtsam, seda parem. Et selliseid küüsi ma olen teinud juba üle aasta järjest. Ja noh, Merilin alati oskab kõige paremaid teha, kuju ja kõik, et püsivad. Tulin ikkagi gymmi. Tegelikult pigem sellepärast, et tahaks minna pärast Lindeksisse. Minu arust siin Rokas vist on ju Lindeks. Lihase hoolistusi küll enam pole ühtegi. Pole hullu. Tulevad tagasi. Kõik asi, mida saab alati tagasi teha. Mõned kuud dieeti ja ongi korras juba. Pole nagu väga asi, mille pärast muretseda nagu. Et mingi raseduskaal ja värki nagu mõttetu, täiesti teisejärguline asi, ma ütleks. Et okei, ja muidugi ei tasu süüa nagu metslane, mingit rämpstoitu, nagu see ei anna midagi sulle ja lapsele ka. Aga kui sa sööd puhtalt ja niimoodi, et lihtsalt nagu kaal tuleb, siis on mida fine. Savi ju. Sest suhkrut sisse ja lihtsalt nagu mul sellega on ja olen üritanud nagu rahu teha. Väga meeldib selle kükiga teha nende RDL-i. Hea tunnetus on. Ma algendasin hambaid eile. Kogu aeg, kui ma läbi suu hingan, siis nii tundlik. Nii ebameeldiv. Okei. Päris hea.
Milleks jah, praegu see nädal on kõik trennid suht nagu ole vastu tahtmist tehtud. Loodan, et see ei jäägi niimoodi olema. No isegi kui jääb, ega siis ikka surun läbi nagu seda ma oskan ju. Aga jah, tahaks ikka nautida ka. Vaata, eks see on see ka, et nagu tuled trenni ja sa ei näe enam nagu progressi. Pigem raskused nagu madalamad. Energiat on vähe, jaksu on vähe. Vorm on pehme, kõht ainult kasvab. Et siin on nagu vaimselt ja muidu trenni puust ongi see, et sa tuled, sa näed pampi, sul soonetab kõik kuradi lihased on punnis. Vorm läheb aina paremaks, raskused kasvavad. Aga praegu mul ei ole ju seda. Ja eks ta nagu nii ongi ja ma arvan, et ta läheb veel hullemaks. Ma olen isegi nagu tubli öelda, et ma olen suutnud nagu nii praegu kõik samaks jätta ja aga jah, et ma endale kinnitan, et ega see ei lähe nagu kergemaks. Et ma ei tohi endale nagu liiga teha, et ma olen nii rõve, nii paks. Nii olen ja ei ole. See on ajutine nagu. Ma arvan, et kui ma selle lapse välja pressin, siis poole aastaga, maks aasta on elu parim vorm tagasi nagu. Tean nagu enda seda südikust ja seda nagu, ega ma nagu ei jää nagu vinduma. Mulle meeldib olla ikkagist. Ma olen isekas ikkagi sükene natuke eneseimetleja. Et kui mina ei ole enda kehaga rahul ja enda välimusega, siis ma olen õnnetu. Ja ma ei taha olla õnnetu naine. Ma tahan olla enesekindel ja õnnelik naine oma lapsele ja mehele. Ehk siis tuleb endaga nagu tööd teha ja olla ikkagi karm ka. Ei saa siin nagu see rasedusse kinni jääda ja mingi, ma ei taha, ma ei jaksa, ma ei viitsi. Ei. Tuleb pushida. See kõik on nagu lõpuks on väärt seda, ma arvan. See kõik on väärt seda lõpuks. Üks asi on küll hea, et ma seda kurdi botoksi täpselt enne ära tegin. Ma tegelikult just sain teada. Mul oli põhimõtteliselt samaks päevaks pandud botoks ja hullad. Ja ma tegin ära ikkagi. Ma olin nagu, kurat, viimane hetk ära teha. Sain endale, sain beebile. Raha raiskamas jälle, jah. No mis teha vahel võib. See on läinud praegu siin muidugi ülepäevaseks, aga ei ole hullu. Ma pean tunnistama, et ma olen siiani nendes samade munade ja pudru peal. Meil on 2 kohe. Ja mul jäi veel muna alles ka nagu ma ei jaksanud süüa täna üldse või kuidagi nagu keha ise reguleerib ennast, et lõpetad selle kalorite lugemise ära. Alguses on nagu hullemaks läheb. Ma sain sellest aru, et algus läheb korraks nagu hullemaks. Ja alles siis läheb paremaks. Et algus on see freedom nii jõhker, vaata. Toidu freedom. Sa saad nagu ise, mulle õudselt meeldib ise süüa teha. Ma saan ise süüa teha, ma saan kasutada erinevaid asju, ma nagu hakkan nagu õpin jälle julgema toitu kasutada nagu nii nagu teda peab kasutama, et loomulikult full tervislik, aga ma julgen nagu erinevaid asju kokku panna jälle.
ma ei ole mingi, ma ei tracki seda, ma ei trackinud ju seda, ma ei trackinud seda. Et mul algus ilmselt oli seda päris palju ja siis eks siis maitseb ka toit väga hästi ja uuelt. Aga ma tunnen, et see mul hakkab nagu ära minema, sest et ma lubasin ka ikkagi, tegin süüa, sõin enda toitu, vahel võtsin veel ühe portsu nagu natukene, on ju. Et ma olin täiesti nagu vaba. Mul oli vaja seda. Aga mul on see nagu see pinge pealt ära läinud ja nüüd ma lihtsalt söön 9 hommikul ja ma unustan ära, et ma üldse sööma pean. Mis ei ole võib-olla praegu raseduse ajal väga hea, aga nagu ei ole hullu. Mul õhtul jällegi on rohkem isu. Hambad on nii valged. Et õhtul võib-olla lähme välja sööma või mis iganes, nagu, et vabadust on tulnud juurde. Ja see mingi mõni kilo siia-sinna nagu, et lihtsalt lõpuks luua endale jälle see vabadus on ju. Toitumise stiil ja elustiil on mul ju väga nagu hea. Et siin ei olegi midagi nagu muretseda üldse. Sain endale suve mingid jalanõud, natuke mingid suve paar hilpu ja beebile sain muidugi nagu Lindex. Lindexi see on -50. Peab selle äppi tõmbama, et ainult siis nagu ja no nii ilusad asjad. No ma pean mõtlema niimoodi, et ta sünnib ju mul sügisel, vaata, et talvele vastu, et ma mingi suvekleidikesi, mul ei ole mõtet mingid väikseid osta. Et seda teeme alles järgmine suvi, et siis kui ta on juba suurem. Ei ole mõtet nagu nii palju ette osta asju. Et jah, praegu nagu peab mõtlema ikkagi ratsionaalselt, et mis mul nagu päriselt vaja on, mida ma nagu ja mida mul ei ole vaja, on ju. Ei, tore käik oli. Sai kõik tehtud. Living her best life. Mul on nii head plätud, ma saan neid jalast võtta. Uued plätud. Koko, on mõnes või? Türa, mul ei ole kotti kaasas. Töö käib, mehel. Töö ei lõppe kunagi. Koko. Silp. Tule siia. Joo, kokuke. Mu juma Koko. Mulle ei meeldi, et see soga siin on, aga sellest koristatakse ära mingi hetk on. Jaa, siin on Eesti üks paremini korrasõitud randasid on selline. Ma küll nagu unistust ja ta nagu ei osanud arvata, et need siia tuleme. Vaatame sinna. Siin on nagu ilus. Lähme siia. Kuule, siin ei ole soga ka. Siin ei ole soga. Ma tahan ka nüüd vette. Mine ujuma. Koko! Oi, Koko! Tule ujume! Koko! Tubli! Ta tuligi vette! Koko! Tubli! Sa oled nii julgeks läinud. Nii soe ju? Joo, Koko vette! Tule! Ossa! Ära joo seda! Koko! Näed või? Ta ei tule kunagi vette muidu. Seal olid meeste omad ka olemas. Samasugused. Koko, sa oled nii mullane, liivane, märg. Näita ennast. Koko. Väga minna. Kus ma saan niimoodi ka seda keerata, kui mul video juba käib või? Ümber pöörata kuule. Tuul ka nii mõnes. Sa ei oska öelda või? Ei. Mina. Sa oskad alati kõike teha ju. Ei oska. Oskad.
lähmegi sinna kuradi pubisse sööma. Muidugi, mul oleks kõht ühes toast. Friikartulid või? Ma ei tea, mis seal pakutakse. Friikartulid. Ma arvan, mis seal pubis ikka muud pakutakse. Mis selle pubi nimi oli? Vaagõrts või? See on su enda sitt. Koko, tule ära! Mis ta tegimaks? Ookõrts. See on ookõrts, jah. Päris palav on. Päris mõnus. Nii, oota, ma näitan menüüd ka. Tegelikult on hea menüü, aga suht ikkagi kallis. Ei ole kallis. Ei ole kallis. Täpselt seda ma tahtsin. Või ei ole? Selge. Aga noh. Kas kui keegi tuleb siis? Jah. Mis meie auto? Seal on. Nii hea koha peal. Vana metsule? Jaa, aitäh. Oli küllus see on ju? Jaa. Ma olen nii jogenud. Kogu aeg. Tegelikult. Aitäh. Nii, et ma tahtsin menüüd näidata. Kunagi ma olen siin käinud, aga ma ei mäleta absoluutselt, mis siin oli või mis siin pakuti. Ma võtsin praegu selle snitslist, et ma olen seda kana nii palju jälle söönud, et hakkab nagu vasta. Aga ma ütleks, et võib-olla see lõhe on ka hea. Ja käsitöö Kiievi kotlett võiks väga hea olla. Täidetud kanafilee, riis, mikssalat, sinepikaste. Ja seesari salat on kindlasti hea. See krevetisalat krõbedal pannkoogil võib olla tore. Mis sa arvad? Te räägite minuga või? Sulle ei meeldiks selline asi, sulle vist pannkoogid ei meeldi? Ma vihkan pannkooke. Nii. Ja näed, seal on tõesti Enefiti kiirlaadi on otse ees seal. Saame täpselt nüüd hakkas suvel siin iga päev käima, paneme auto siia laadima, kas või Tallinnast ära tuleme ainult laade pärast. Seal taga. Aga see ei tööta ju. Ma just tõmban näppi. No, ärme veel anna alla, on ju. Ei. Ilus on siin küll. Kokol on ka mõnus koko. Väga mõnus ohjest. Sul on hea, aga? Enefit laadi. Kokol oli nii mõnus rannas joosta.